Kodavere kihelkonna mail, välgimetsade mühina ning Peipsi lainete kohina hoidvas embuses askeldab kireva kultuuriga Peipsiääre vald, kus eesti ja vene keele kõrval kõneldakse ka Kodavere kiilt ning kus lisaks ajaloolistele Ridaküla tänavatele ja matka- ning terviseradadele lookleb põnevaid elamusi pakkuv Sibulatee. Siin on meie kodu. Hea Peipsiääre valla rahvas! Täna on meie toreda riigi 103. sünnipäev. Riigi sünnipäeva tähistada on alati ülev tunne. Loomulikult peame me kõik olema uhked selle üle, et meil on tänasel päeval võimalus sellist väärikat aastapäeva tähistada. Leian, et see on meie riigile ja rahvale suur privileeg, mida ei saa nautida mitte kõik maailma rahvad. Kahjuks aga ei ole sellel aastal võimalik riigi sünnipäeva tähistada nii, nagu me seda oleme harjunud tegema eelnevatel aastatel. Väärikalt, pidades aktusi, saades kokku, suheldes, nautides pidulikke kontserte ja pidupäevakõnesid. Seda tänu tervet maailma laastavale ohtlikule viirusele. Tänu sellele ei toimu ka meie vallas tavapärast pidulikku aktust ning minagi pean oma tervitussõnad edastama ekraani vahendusel. Viimane aasta on olnud raske meile kõigile. Juba alates eelmise aasta kevadest elame pidevas hirmus, otsides tasakaalu haiguse leviku pidurdamiseks kehtestatavate meetmete ja ühiskonda toimivana hoidmise vahel. See mure ei ole jätnud puudutamata meist mitte kedagi. Kuid mõelgem positiivselt. Tunneli lõpus paistab päris kindlasti valgus. Vaatamata esialgsetele raskustele käib juba vaktsineerimine, mis on peagi võimalik kõigile elanikele ning see kindlasti annab lootust normaalse elu taastumiseks. Seniks aga soovin kõigile vastupidamist, kannatlikkust ja tugevat tervist. Heites pilgu möödunud aastaringile,
saame tegelikult öelda, et vaatamata väga keerulisele olukorrale on meie riik, sealhulgas kõik omavalitsused, ettevõtted, kodanikud, hästi toime tulnud. Ma tunnen uhkust selle üle, et meie riik toimib hästi ja suudab kriitilistel hetkedel vastu võtta radikaalseid otsuseid. Olen uhke selle üle, et Eesti on jätkuvalt terves maailmas tuntud kui innovaatiline e-riik, kes on võimeline koolide õppetööd, asjaajamist, valitsuste ja kohalike omavalitsuste tööd kiirelt elektroonilisse keskkonda üle viima. Et meie lapsed näitavad PISA testides jätkuvalt kõrget teadmiste taset, et meie riiki käsitletakse võrdväärse partnerina terves Euroopas. Aga nagu elus ikka, on igal medalil 2 poolt. Nüüd selgub, et riigi rahandus ei olegi nii korras, nagu räägitud. Palju kiidetud e-riigi ideoloogia ei olegi nii plekitu, sest näiteks väga paljudel distantsõppel viibivatel lastel ei ole võimalik kasutada elementaarset, kvaliteetset internetiühendust. Eesti sportlaste jutumärkides silmapaistvad saavutused dopingainete tarbimisel ja nii edasi ja nii edasi. Selles suhtes on meil veel kindlasti palju arenguruumi, kuid ma olen siiski kindel, et kui mitte meie, siis meie lapsed saavad 24. veebruaril aastal X tõdeda, et Eesti elatustase on võrreldav, kui mitte just 5 maailma esimese riigiga, siis vähemasti esimese 20, et Eesti riik toimib võrreldavalt teiste arenenud demokraatiatega. Mina usun eestlaslikku jonni, kainesse mõistusesse, edasipüüdlikkusse ja järjekindlusesse. Küllap Eesti riik saab hästi juhitud ka edaspidi, ükskõik milline poliitiline jõud riigi tüüri juures on. Sestap peame täna siin koduvallas keskenduma oma kordaminekute ja probleemkohtade vaagimisele. Tehtud on palju on pooleli ja mitmed keerulised ülesanded ootavad veel sootuks lahendamist. Möödunud aastasse jäid mitmete projektide lõpetamised, nagu näiteks Alatskivi jäätmejaama rajamine, Alatskivi kooli täielik renoveerimine, Koosa järve virgestusala rajamine, Kasepää puhkeala rajamine, Kallaste Võidu tänava ühisveevärgi loomine ja palju muid väiksemaid asju. Samuti on algatatud mitmeid projekte, näiteks perearstikeskuse projekteerimine ja ehitus, Alatskivi kooli staadioni projekteerimine ja ehitus, käimas on Sibulatee turismipiirkonna 3 kultuuriarendus, Peipsiveere atraktiivsuse tõstmine, samuti algavad Koosa rahvamaja vaba-ajaplatsi rajamine, Kallaste noortekeskuse remont ja nii edasi. See kõik on hästi, aga eks on meie valla tegevusi ilmestavatel medalitelgi 2 külge. Näiteid on mitmeid, kuid toon siin esile ühe, mis hinge kriibib. Me ei ole siiamaani suutnud ära lahendada koolivõrgu korrastamise umbsõlme. Me oleme hoopis suutnud omavahel korralikult tülli minna. Kahju, et selles kõiges üritatakse süüdistada abstraktselt kas Eesti riiki või küündimatuid ametnikke, kes piisavalt vahendeid ei eralda, asjadest aru ei saa ja arenguid piiravad. Võib-olla need ongi süüdlased. Julgen kahelda. Kuigi, eks on ka vigu tehtud. Neid on parandatud, vabandatudki. Kes teeb, seal ikka juhtub. Kahju on lihtsalt, et selliseid asju soovitakse praegusel moodsal infoajastul lahendada sotsiaalmeedias, avalikkuse ees, tihtilugu kontrollimata fakte ja asjaolusid. Mina üritan oma seisukohti kujundades tugineda siiski faktidele, milleks antud juhtumi korral on õpilaste vähene arv meie valla mõlemas vene õppekeelega koolis, eelarveliste vahendite efektiivsema kasutamise vajadus, keelekümblusprogrammide rakendamise möödapääsmatus ja palju muud. Eks sarnaseid kogukonnas vaidlusi ja erimeelsusi tekitavaid teemasid on veelgi. Seega,
Vaatamata kõigele peab meil olema juba lähiajal otsustusvõimet ja julgust langetada ka ebamugavaid otsuseid, mis kaugemas perspektiivis tagavad valla kui terviku jätkusuutlikkuse. Kerge see kindlasti olema ei saa, sest iga mugavustsoonist välja rebiv uus mõte ja lähenemine tekitab võõristust ja vastuseisu. Käesolev aasta on kohalike omavalitsuste volikogude valimise aasta. Seetõttu seisab peagi ees 4-aastase perioodi kokkuvõtete tegemise ning mis palju olulisem, järgnevateks aastateks plaanide tegemise aeg. Tean, et vaatamata erimeelsustele on meie inimesed targad, leidlikud ja tegelikult ka väga koostööaltid. Arvan, et küllap suudame üheskoos kõik erimeelsused seljatada ja talupojatarkust appi võttes probleemidele lahendused leida. Nüüd aga kõige olulisema juurde. Need olete teie, head Peipsiääre valla elanikud. President Kersti Kaljulaid on mitmeid kordi rõhutanud meie riigis juba aktiivselt tegutsevate kogukondlike vabaühenduste olulisust ning samuti kõikide kogukonna liikmete panuse vajalikkust. Julgen arvata, et see ja meie kõigi panus ongi päästerõngas valla arengule kaasaaitamiseks ja koostöö elavdamiseks. Alati on leidunud inimesi, kes julgevad võtta vastutust, on entusiastlikud eestvedajad ja tagantutsitajad, kui kaaslase silmis hakkab säde kaduma. Just selliseid sädeinimesi peabki meie riigi president meeles kord aastas vabariigi aastapäeval ning seda teeme meiegi täna. Käesoleval aastal otsustas volikogu välja anda 2 aukodaniku tiitlit, aga sellest juba mõne hetke pärast. Head inimesed, aitäh teile kõigile. Soovin edu olemasolevate ja ees ootavate väljakutsete seljatamisel. Kaitskem ja hoidkem seda, mis meil on, ning tehkem olemasolevat veelgi paremaks. Head Eesti Vabariigi aastapäeva! Ja enam ma und ei saa.
nagu ma oma väikeses ettekandes ütlesin, otsustas valla volikogu käesoleval aastal välja anda 2 valla kõige suuremat autasu, milleks on valla aukodaniku tiitel ja millega kaasneb teenete märk. Me olemegi praegu tulnud vara kogukonnakeskusesse, et anda pidulikult üle üks neist. Kaarli turundusühistu asutaja ja tegevjuht Madis Avi on vara piirkonnas üks suurimaid tööandjaid. Kõik ühistu kasutuses olevad põllud on hea peremehelikult ja keskkonnasõbralikult alati majandatud. Madis on pikka aega toetanud vara piirkonnas nii kultuuri ja spordialaseid ettevõtmisi kui ka sportlasi ja samuti spordivahenditega varustamist. Lisaks on ta korduvalt toetanud projektide kaasfinantseerimisega vara lastekaitseühingut, vara maanaiste seltsi, sihtasutust Vara Sport, Välgi külaseltsi ja jututuba Kanarbikk. Samuti on Madise algatusel ja rahastusel püstitatud Vara valla Keressaare külla põlluveerele mälestuskivi samas kohas 1948. aastal julgeoleku poolt tapetud major Valter Pedaku mälestuseks. Aitäh sulle, Madis, selle panuse eest, mis sa oled andnud valla ja kogukonna arengusse ja toetuseks. See, mis ma teinud olen, ma pole kunagi mõtlenud, et ma selle eest mingit tasu saaks või mingi tunnustus tuleks, et see lihtsalt nagu südamest on tehtud ja südamest on ka aidatud neid asju, mis vaja aidata on olnud, nii et suure aitäh teile usalduse eest ja et te mu tööd olete tunnustanud. Aitäh teile! Ilus on ikkagi sama pale, kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Valet me tunneme, täiesti kõik teame, ent kas just meie need pühkima peame? Valet me tunneme, täiesti kõik teame, ent kas just meie need pühkima peame? Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Ilus on ikkagi sama pale, kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Valet me tunneme, tõesti kõik teame, ent kas just meie need pühkima peame?
siis palju sealt järgi. Võime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Ilus on ikkagi isamaa valik. Kui selgelt pühkida kõik, mis on valik. Tere, head Assikvere inimesed! Mul on siiralt hea meel viibida täna siin Assikveres põhjusel, et anda üle valla kõrgeim aunimetus ja teenete märk Helgi Vagale. Meil siin Assikveren on üks ilus maja. Tämä on remonditud ja puha. Ümber on ilus roheline laud, vuuder. Katus on ilus punane ja uus, alles peale pandud. Majasiden on kuva remonti tehtud. Ja maja siis käib kõva tegevus. Naised tanssivad, tehakse näitemängu, kohutakse kangid ja mängitas lauatennis. Sinna käyvät kokku naised, mehed ja lapsed. Suvel on lapsi nagu rohkem. Seda kõike juhib üks tragi naisserahvas. Tämä on endine pedagoog, sellepärast tema mõistab seda asja ajada. Tämä on üks abivalmis ja nagu öeldas laia silmaringiga inimene. Tämä on Assikvere haridusseltsi esinaine Helgi Vaga. Helgi on pikki aastaid Pala piirkonnas Assikvere kandis hoidnud ja tugevdanud paikkonna vaimsust, edendanud külaelu ning osalenud aktiivses seltsi elus. Olles MTÜ Assikvere haridusselts juhatuse liige, on Helgi vedanud eest Assikvere folklooripäevade ja Assikvere piirkonna külade kokkutulekute korraldamist ning materjalide kogumist ja trükiste väljaandmist piirkonna ajaloost, eluolust ning inimestest. Samuti on Helgi Assikvere külateatri üheks eestvedajaks ning aktiivseks kaasalööjaks. Oluline on ka Helgi panus Kodavere pärimuskultuuri väärtustamisel, hoidmisel ja edasikandmisel mittetulundusühingu Kodavere pärimuskeskus juhatuse liikmena. Aitäh sulle, Helgi, sinu panuse eest. Kui tagasi vaadata, siis ma pean tänama küll väga paljusid inimesi, kellega ma koos olen töötanud Assikvere haridusseltsi alguses veel, Halliku haridusseltsi juhatuses. Neid on kindlasti üle 20, kes selle 29 aasta jooksul on koos, kellega me koos oleme siin seda asja vedanud. Peale selle, kõigi nende teeliste ja kaastöötajate ja kaasamõtlejate pean ma tänama ka kogu Assikvere rahvast, kes on olnud äärmiselt toetav, kellega koos on olnud rõõm töötada. Tänan ka vallavalitsust, et te olete meid märganud ja volikogu ja tunnustanud ja toetanud, et me tunneme ennast siin hästi ja kindlana. Aitäh!
Helgi on väga tagasihoidlik inimene ja sellepärast ei lubanud ta enda tegemistest ja endast väga palju rääkida. Ütleksin ainult seda, et lahkamata lahti tema tegemisi, mis on tänuväärsed kohaliku kogukonna elule olnud aastakümneid, on Helgi puhul kõige suurem tänu temale oleks see, kui ütelda aitäh, et sa meil olemas oled. Läbi aegade üks laulus, seda laulda võime sõbrad ikka koos. Võib ju leida paika kaunimaad, kaugemaad, kuid elab see põlve kodus kallimalt. Koju nii hea on jõuda, kodust on ikka meelde mõelda, kodust on lahke laulda. Tunnel ka tuleb minna teele, kodu jääb ikka meelde, kaunis see